loo jutustada. Liitu kanaliga ja jälgi mind paljude lugude taustal. Alustame! Minu ülikooli lõpupäeva hommikul ostis isa mu õele Mercedese ja käskis mul bussiga sõita. Seisin seal mütsi ja hommikumantliga, hoides mõlema käega nimekaarti, samal ajal kui isa kõõlutas läikivat võtmehoidjat, nagu oleks see auhind elust, kuhu mind kunagi ei kutsutud. Üks tütar sai nahkistmed, kapotile lipsu ja fotosessiooni sissesõiduteel. Teine tütar, mina, sain, kõik saab korda. Sa oled harjunud ise ringi liikuma, kõndisin bussipeatusesse, lõpumedal kõnniteel, kordades seda lauset peas, püüdes mitte lasta sel lõhkuda midagi, mis oli juba liiga kaua koos püsinud. Selleks ajaks, kui ma areeni lähedal bussist maha astusin, olid kõnniteed täis peresid, kes tegid pilte, vanemad hoidsid kimpe, inimesed elasid kaasa lastele, kelle nimesid nad tegelikult teadsid. Istusin järjekorras oma kohale, hoidsin pilgu ettepoole suunatud ja ütlesin endale, et see on ikka minu päev. Siis hüüti laval mu nime ja lisati tiitel, mida mu perekond polnud kunagi osanud minuga seoses kuulda. Kõrgeimad autasud, eriauhind, lisaaplaus. Kui ma rahvahulga poole pöördusin, märkasin lõpuks oma perekonda. Ja isa näoilme ütles, et see polnud tema jaoks enam lihtsalt järjekordne tseremoonia. See oli esimene kord, kui ta taipas, et tütar, kelle ta bussi saatis, oli ehitanud midagi, mida ta ei kontrollinud ja mille eest ta kunagi ei aidanud maksta. Enne kui ma teile räägin, mida ta pärast ütles ja mida ma talle lõpuks vastu ütlesin, peatuge hetkeks. Ütle mulle, mis kell on, kus sa oled ja kust sa vaatad, sest ma tahan näha, kui kaugele see üks bussisõidu lugu välja viib. Minu nimi on Mallalerje Hayes. Selleks ajaks, kui Mercedes sissesõiduteele ilmus, oli lugu sellest, kuidas ma oma perekonda sobitun, juba aastaid sajas väiksemas hetkes harjunud, mida keegi peale minu polnud vaevunud kokku liitma. Ma kasvasin üles Colorado Springsi keskpärases majas, kus väljastpoolt ei paistnud miski halb olevat. Meil oli korralik muruplats, pühade kaunistused, perepiltide jaoks sobivad riided, kui ma väike olin. Aga minu lapsepõlves oli igasse päeva sisse sööbinud vaikne reegel. Üks laps oli habras ja vajas pidevat tähelepanu ning teine laps, see olin mina ise, sai ise hakkama. Kui ma olin 7-aastane, õppisin, et kui ma kukun ja põlve kriimustan, pean vannitoakapist ise sideme võtma, sest elutoas nuttis juba keegi teine valjemini. Kui ma õigekirjatestis 5 koju tõin, pandi see üheks õhtuks külmkappi. Kui mu noorem õde karika koju tõi, sai see raamitud riiulile ja õhtusöögi välja. Keegi ei istutanud mind maha ja öelnud, sa oled vähem tähtis. Nad ei pidanud seda kunagi tegema. See oli sisse ehitatud sellesse, mida nad tähistasid ja mida nad ignoreerisid. Iga sünnipäev tegi mustri teesklemise raskemaks. Mu õde sai uued jalgrattad, kunstikomplektid, nädalavahetuse tunnid. Mina sain praktilisi asju. Koolikingi lihtsa jaki, mis oli soodushinnaga, nii hea diil või kinkekaardi pingul naeratusega. Kui ma pettunud välja nägin, oli vastus alati sama. Sa oled iseseisev. Sa ei vaja nii palju. Nad ütlesid seda nagu komplimenti. See maandus nagu hoiatus. Ära küsi enamat. Mida vanemaks me saime, seda selgemaks muutus jaotus. Mu õde oli see särav, emotsionaalne, perekonna tulevik, keda tutvustati koosviibimistel väikese lisapeenusega tema nimel. Mina olin stabiilne, vastutustundlik ja oskasin ise hakkama saada. Need sõnad kõlavad kenasti, kuni sa taipad, et neid kasutatakse õigustuseks, miks keegi sind kontrollima ei tule. Põhikoolis olid pärastlõunad jagatud. Mu isa sõidutas mu õde üritustele, ratsutamistundidesse, tantsutrenni, ergutustrennidesse, öeldes kõigile, kui uhke ta on, et teda seal näeb. Sõitsin ühistranspordibussiga koju, lasin end vaiksesse majja, tegin köögilaua taga kodutöid ja tegin kõik suupisted, mida leidsin. See polnud dramaatiline hooletusse jätmine. Need olid väikesed, vaiksed otsused, mis kuhjusid päevast päeva ja andsid mulle täpselt teada, kus ma seisan. Leidsin oma esimese tõelise tunnistaja. Kõigele sellele oma klassikaaslaselt nimega Sophie. Kohtusime avalikus raamatukogus, peitudes lärmakate majade eest erineval moel. Ta pani tähele selliseid asju nagu see, kuidas mu vanemad ei ilmunud kunagi kooliüritustele, kui mu õde just ei esinenud. Nii nagu ma pidin alati enne toidu tellimist rahakotti kontrollima. Ühel päeval, kui mu pere taas auhinnatseremoonialt varem lahkus, enne kui mu nime hüüti, ütles ta mulle vaikselt.
Sa tead, et see pole normaalne, eks? Kehitasin õlgu, sest selleks ajaks oli see kõik, mida ma kunagi teadnud olin. Keskkool ei parandanud midagi. See lihtsalt lisas tasakaalutusele suuremaid numbreid. Moetoast sai uute riiete ja meigi pöörlev müügisalong. Iga 2 nädalavahetuse tagant olid tema voodil ostukotid, ukse taha saabusid pakid tema nimega. Kui ma palusin abi ülikooli avalduse tasude osas, oli vastuseks pikk ja hoolikas vestlus eelarvestamise ja realistlikkuse kohta. Mu isa armastas rääkida moe potentsiaalist, plaanidest ja tulevikust. Kui teema minu poole pöördus, läks ta üle logistikale. Sa oled karm, ütles ta. Sa ei vaja sellist käehoidmist. Õppisin noogutama, oma frustratsiooni alla neelama ja uuesti arvutama, mitu töötundi kuluks selle katmiseks, mille eest keegi teine ei kavatse maksta. Polnud ühtegi karjuvat tülli. Ma ei osanud välja tuua ühtegi suurt reetmist, vaid lihtsalt mustrit. Üks laps oli investeering, teine varuplaan, mis pidi vaikselt taustal toimima. Selleks ajaks, kui ülikooli vastuvõtukirjad hakkasid sisse voolama, oli stsenaarium juba kirjutatud. Moe head uudised tulid õhupallide, õhtusöögi broneeringute ja uue sülearvutiga, sest ta vajab midagi võimsat. Minu head uudised tulid hunniku õppelaenu käsitlevate lendlehtedega ja vestlusega sellest, kuidas ma saaksin osalise tööajaga töötada, et iseloomu kujundada. Ma ei teadvustanud seda siis, aga nad ei kujundanud ainult minu ajakava. Nad treenisid mind puru vastu võtma ja seda toidukorraks nimetama. Nad ei planeerinud seda, mis juhtub siis, kui iseseisev laps saab selle treeningu ja kasutab seda terve elu ilma nendeta ülesehitamiseks. Minu jaoks ei alanud ülikool kolimispäeva piltide ja pisarsilmsete kallistustega ühiselamu parklas. See algas prinditud bussigraafiku, teise ringi kohvri ja stipendiumi e-kirjaga, mis kattis õppemaksu, aga jättis kõik muu mu pea kohale rippuma nagu arve, mida keegi ei tahtnud kätte saada. Saabusin ülikoolilinnakusse, raha oli napilt paariks nädalaks toidukaupade ostmiseks, mul oli kõige odavam voodipesukomplekt, mida leida suutsin, ja kangekaelne veendumus, et ma ei kavatse õpinguid katkestada, sest mu pere oli otsustanud, et mu unistused on pigem tore lisa kui prioriteet. Tunnid läksid kiiresti ja kõvasti. Professorid ei teadnud ega hoolinud, keda mu vanemad kodus eelistasid. Nad nägid vaid minu nime oma nimekirjas, minu käekirja testidel ja minu sisselogimisandmeid ülesannete portaalis. Kummalisel kombel oli see esimene arm. Keegi ei võrrelnud mind siin mu õega. Aga teine külg oli jõhker. Kui ma sammu ei pidanud, polnud mingit turvavõrku. Ma ei saanud endale lubada aine läbikukkumist ja uuesti sooritamist. Ma ei saanud lihtsalt kergemat semestrit võtta, kuna olin väsinud. Igal ainepunktil oli hinnasilt küljes. Esimese nädala jooksul sain aru, et vajan tööd ja siis veel ühte. Ülikoolilinnaku postiruum palkas mind paariks tunniks päevas pakke sorteerima aknata ruumis, mis tundus alati veidi liiga külm. Palk oli madal, aga see oli etteaimatav. Õppisin karpide nimesid, vaatasin, kuidas teised tudengid kodust hoolduspakke, uusi riideid ja suupistekaste tõid ning tuletasin endale meelde, et kadedus on luksus, millele ma ei saa aega raisata. Öösiti, kui enamik ühiselamuid asus õppegruppidesse või Netflixi vaatama, panin kummikindad kätte ja koristasin lähedal asuvas hoones koridore ja kontori tualettruume. See polnud glamuurne. Need olid luminofoorlambid, tööstuslik puhastusvahend ja mu enda mõtete vaikne heli, mis ütles mulle, veel üks tšekk, veel üks kuu makstud. Kui sellest veel ei piisanud üüri, raamatute ja toidu maksmiseks, registreerusin ülikoolilinnaku kullerteenusesse. Sain taaskasutuspoest kulunud jalgratta, õppisin linna läbivaid kiireimaid marsruute ja hakkasin oma õhtuid ekraanil kuvatavate tellimuste numbrite vastu vahetama. Nii kohtasin meest, kes muutis kogemata mu elu trajektoori. Esimesel õhtul, kui tema kontorisse toimetasin, olin pool tundi pärast kurnatuse piiri, kus keha harjumusest pidevalt liigub. Ronisin trepist üles väikesele, tagasihoidlikule korrusele hoones, mida ma polnud varem märganud. Koridor oli peaaegu tühi, vaid üks uks, mille alt paistis valgus. Koputasin, panin paberkoti teise kätte ja püüdsin häält hoida isegi siis, kui ütlesin, kohale toimetamine. Uks avanes ja seal seisis umbes 30-ndates mees väsinud silmadega ja särgiga, mis nägi välja nagu oleks enne pikka päeva pingutust riigitud.
Tema taga oli tuba kaetud tahvlite, kritseldatud märkmete, noolte ja pooleliolevate diagrammidega, mis mulle loogikat ei tundunud. Ta nägi mind nähes üllatunud välja, nagu oleks ta üldse unustanud, et ta toitu tellis. Sa töötad nii hilja, küsis ta kviitungit allkirjastades. Ma peaaegu naersin. See on varajane vahetus, ütlesin enne, kui suutsin end tagasi hoida. Mul on hiljem veel kodutööd teha, ta peatus pastakas käes. Ja sa oled tudeng, noogutasin. Mitu tööd, küsis ta. See polnud uudishimulik. See oli tähelepanelik. Nagu keegi küsib, mitu taldrikut sa keerutad, sest ta on ise mõne maha pillanud. 3 tehniliselt võttes, ütlesin ma, postitus, koristamine ja see ja täiskoormusega õppe, lisas ta. Mul pole eriti valikut, vastasin ma, nihutades raskust ühelt jalalt teisele, soovides, et ta allkirjastaks, et saaksin minna. Kõik on korras. Ma saan hakkama, midagi tema ilmes muutus siis. Mitte haletsus, mitte päris imetlus, vaid tunnustus. Nagu ta oleks näinud nähtamatut raskust, mida ma endaga kaasas kandsin ja mõõtis mõttes, kui raske see tegelikult oli. Ta ulatas kviitungi tagasi koos jootrahaga, mis pani mu kulmud kerkima. Mis su eriala on, küsis ta. Kommunikatsioon, ütlesin ma. Praegu, kordas ta vaikselt, peaaegu nagu endale märkus. Hoia end koju jõudes, eks, noogutasin talle kiiresti ja lahkusin, pidades seda lihtsalt järjekordseks veidralt isiklikuks suhtluseks pikas vahetuses. Aga see lühike vestlus jäi mulle meelde veel kaua pärast seda, kui mu jalad sel õhtul enam valutasid. See oli esimene kord pikka aega, kui keegi küsis, mida ma ehitan. Mitte ainult seda, kuidas ma plaanin ellu jääda. Ma ei teadnud seda veel, aga olin just kohtunud Miles Carteriga. Keegi, kelle nimi lõpuks mu lepingu lõksuks muutuks, mis muudaks kõike. Sel hetkel uskusin aga ikka veel, et mu elu ei ole midagi muud kui varajaste äratuste, odavate einete ja tänavallaternate all koju jalutamise tsükkel. Keegi mu perest ei helistanud, et küsida, kuidas mul läheb. Ei mingeid hoolduspakke ega üllatusvisiite. Vaatasin, kuidas nende elust internetis fotosid ilmusid. Mõnusad õhtusöögid, nädalavahetuse reisid, mu õde poseerimas uute riietega ja see muretu kergus, mis tekib inimesel, kes teab, et alati on varuplaan. Jätkasin kerimist. Jätkasin tööd. Kordasin endale ikka ja jälle, nemad valisid tema. Pole hullu. Mina valin iseenda. Ma ei teadvustanud endale, kui tõeks see lubadus saab. Kui ma Milesi teist korda nägin, polnud ta enam see salapärane tüüp kontoriukse taga. Ta istus õpilaskeskuses laua taga, kohvitas pooleldi tühjaks joodud, tema ees laotatud hunnik disainimakette nagu pusle, mida ta üritas lahendada. Lõpetasin just ühe kursuse ja sorteerisin mõttes ülesannete tähtaegu, kui teda märkasin. Tema märkas mind esimesena. Kullertüdruk 3 töökohaga, ütles ta, koputades oma tassi servale. Lootsin, et satun sinuga uuesti kokku, kõhklesin. Mul polnud energiat lobisemiseks ja seljakott surus vastu õlga, tuletades meelde töid, mis mul veel kirjutada oli. Aga tema hääletoonis oli midagi uudishimulikku, aga mitte pealetükkivat, mis pani mind peatuma. Ma olen töölt eemal, ütlesin. Täna ei söö, ta naeratas kergelt. Hea küll, istu korraks. Ma luban, et ma ei hakka sulle midagi maha müüma, vastupidiselt oma paremale äranägemisele istusin. Ta küsis mu nime ja seekord tundus see siira küsimusena, mitte pelgalt formaalsusena. Siis küsis ta asju, millega keegi teine ei tegelenud, mida ma pärast lõpetamist teha tahtsin, millised ained mind tegelikult huvitavad, milline osa minu praegusest elust tundus kõige jätkusuutmatum. Alguses hoidsin oma vastused kergetena, aga tal oli selline kuulamisstiil, mis tegi teesklemise mõttetuks. Niisiis ma rääkisin tõtt. Ma ütlesin talle, et mul pole selget plaani, vaid pikk nimekiri asjadest, mille juurde ma ei ole nõus tagasi minema. Ma ütlesin talle, et mulle meeldib lugude loomise idee, inimeste sõnumi mõistmise aitamine, aga ma ei teadnud, kuhu see päris maailma sobitub. Ma ütlesin talle, et olen nii väsinud, et uni enam ei paranda. Ta ei võpatanud. Ta lihtsalt noogutas, nagu sobitaks ta need tükid mõttes mingisse suuremasse raamistikku. Ma juhin brändingu ja strateegiafirmat, ütles ta. Carter ja West. Me töötame väikeettevõtete, mittetulundusühingute, inimestega, kes püüavad välja mõelda, kuidas öelda, kes nad on, nii et maailm seda tegelikult kuuleks.
Ma kergitasin kulmu. Ja sina räägid rahatu tudengiga, kellel on vaevu aega süüa. Huvitav sihtrühm. Ta naeris. Ma räägin kellegagi, kes töötab 3 töökohal, käib ikka tundides ja oskab otsestele küsimustele vastata ilma midagi ilustamata. See on minu maailmas kasulikum, kui sa arvad. Siis ütles ta lause, mis lükkas mu elu teisele rajale. Sa peaksid kandideerima meie praktikaprogrammi. Ma oleksin peaaegu refleksioonist ei öelnud. Minu kogemuse põhjal olid praktikakohad tasustamata võimalused, mida said endale lubada ainult inimesed, kellel oli rahaline turvavõrk. Ma ei saa tasuta töötada, ütlesin talle otsekoheselt. Mul pole vanemaid, kes maksaksid mu üüri, samal ajal kui ma õpin meeleolutahvleid tegema. Ja see on tasustatud, ütles ta kohe. Mitte küll uhkelt, aga õiglaselt. Ja me ei too kohvi. Kui sa seal oled, oled sa osa tööst. Tema hääles kõlanud kindlus tegi selle eiramise raskeks. Sellegipoolest tundsin, kuidas tuttav vastupanu kerkis. See, mis oli tekkinud aastate jooksul, mil mulle öeldi, et mina olen iseseisev, see, kes abi ei vaja. Miks mina, küsisin. Ta ei pidanud mingit uhket kõnet. Ta lihtsalt kehitas kergelt õlgu. Sest sa juba tead, kuidas kaalu kanda. Sest sa ilmselgelt ei karda pingutust. Oskusi saab õpetada. Iseloomu mitte, see lause jäi mulle meelde veel kauaks pärast seda, kui ta oma visiitkaardi üle laua libistas. Võtsin selle, panin märkmikusse ja veetsin järgmise nädala end mitte vaeva nägema. Iga kord, kui ma avaldusportaali avasin, kuulsin oma isa häält peas, mis ei öelnud, ma olen sinu üle uhke, vaid ütles, ära oota liiga palju. Sa oled omapäi. Lõpuks, teisipäeva õhtul, pärast eriti jõhkrat koristusvahetust, istusin oma laua taha, avasin tühja dokumendi ja kirjutasin tõe. Kirjutasin mitme töökoha töötamisest, sellest, kuidas õppisin väsinud inimestega kiiresti suhtlema, sellest, kuidas pöörasin tähelepanu detailidele, mida keegi polnud mulle õpetanud nägema. Ma ei teinud seda uhkeks. Ma ei teeselnud, et mu elu on glamuurne. Ma lihtsalt rääkisin neile, milleks omaenda koorma kandmine mind oli muutnud. 2 nädalat hiljem kontrollisin tundide vahel oma e-posti ja nägin teemarida, mis pani mu südame põksuma. Carteri ja Vesti praktikapakkumine. Lugesin seda 1 kord, siis uuesti ja siis 3. korda, et veenduda, et ma ei hallutsineeri unepuudusest. Tasustatud osalise tööajaga, paindlik tunniplaanide osas. Võimalus õppida tõelisi oskusi inimestelt, kes tegelikult teadsid, mida nad teevad. Võtsin pakkumise vastu enne, kui mu ajul oli aega mind ümber veenda. Esimesel päeval Carter and Westis astusin ruumi, mis ei näinud sugugi välja nagu minu pere maailm ja kõik meenutas tulevikku, mida ma polnud endale kunagi ette kujutanud. Seal olid klaasseinad, koostööl põhinevad valged tahvlid ja sein varasemate kampaaniate plakatitega, mis jutustasid lugusid vaid mõne sõna ja pildi abil, millest tutvustas mind oma äripartnerile Dana Westile. Naisele, kelle terav pilk ei jätnud midagi 2 silma vahele ja kelle käepigistus edastas, et mul pole aega vabandusteks ilma, et ta sõnagi lausuks. Dana ei kohelnud mind nagu habrast uustulnukat. Ta andis mulle kliendi ülesande lugemiseks ja palus päeva lõpuks punktide kaupa tähelepanekuid esitada. Ei mingit käest kinnihoidmist, ei mingeid väikeseid samme. See oli hirmutav. See oli esimene kord, kui iseseisev olemine end tegelikult ära tasus. Hakkasin kiiresti õppima, kuidas lugeda ridade vahelt, mida kliendid ütlesid ja mida nad tegelikult vajasid. Kuidas struktureerida sõnumit nii, et inimesed hooliksid. Kuidas võtta vastu tagasisidet, mis valutab ja muuta see paremaks mustandiks, selle asemel, et tõendiks, et peaksin töölt lahkuma. Öösiti töötasin ikka vähem kulleri vahetustes, aga ma ei koristanud enam vannitube. Mu aeg oli muutunud väärtuslikumaks ja esimest korda oli keegi peale minu otsustanud, et see on tõsi. Kuigi see uus maailm avanes, jäi vana kangekaelselt samaks. Mu perekond ei helistanud, et küsida, kuidas mul läheb, kui nad mu elust arvasid. See oli enamasti ebamäärane. Ta on kuskil koolis, eks, temaga on kõik korras. Ta on alati, aga miilide kaugusel kontoris, minu nimi ID-kaardil ja minu mustandite pealkirjad konverentsiruumi ekraanil, hakkasin vaikselt muutuma kellekski, keda nad üldse ei tundnud. Carter ja West said kohaks, kus ma kasvasin versiooniks endast, mida mu perekond polnud kunagi kohanud ja ilmselt kunagi ettegi kujutanud.
Päeval olin osa meeskonnast, kes küsis minu arvamust ja kasutas seda ka tegelikult. Öösel olin ma ikka veel tähtaegadega võistlev õpilane. Aga nüüd oli teistsugune surve, ootused kahtluste asemel. Tana hakkas mind strateegiakoosolekutele suunama, küsides, Malerie, mida sa siin näed? Kui ta seda esimest korda kliendi ees tegi, arvasin, et ta tegi vea, aga ta vaatas mind selle kindla pilguga, mis ütles, ma ei küsiks, kui ma ei arvaks, et sa oskad vastata. Nii ma tegingi. Ma rääkisin toonist, sellest, mida publik võis tunda, sellest, kuidas brändi lihvitud keel ja inimeste tegeliku elu segane reaalsus omavahel ei ühti. Klient noogutas aeglaselt, milles püüdis pärast mu pilku ja ütles, tore. Ma kõndisin sel õhtul koju, rinnus midagi kerget ja harjumatut, tunne, et mind väärtustatakse. Samal ajal jäi mu telefon enamasti hääletuks. Mu pere uudised saabusid sotsiaalmeedia filtrite kaudu. Mu õde poseerimas sõpradega, uued riided, uued keskkonnad. Mu vanemad restoranides, nädalavahetuse reisidel, üritustel, kuhu mind polnud kunagi kutsutud, isegi kui ma nende katuse all elasin. Ma märkasin seda, aga see ei mõjunud enam nii nagu varem. Minu enda elus toimus liiga palju, et jääda kinni sellesse, mida nad keeldusid nägemast. See muutus pandi proovile päeval, mil mu postkasti ilmus ootamatu e-kiri kelleltki, keda ma polnud aastaid näinud, mu tädi Meredit. Ta oli alati olnud pühadeaegsetel koosviibimistel vaikne vaatleja, see, kes märkas, kui ma lipsasin nõusid pesema, samal ajal kui kõik teised mu õe ümber trügisid. Oma sõnumis ütles ta, et tuleb minu linnast läbi ja soovib kohtuda kohvi jooma, kui sul aega on. Tema sõnastus tegi selle selgeks. See oli palve, mitte kohustus. Ma ütlesin jah. Me kohtusime ülikoolilinnakust väljaspool asuvas väikeses kohvikus. Ta nägi välja veidi vanem, silmade ümbrusest veidi väsinum, aga tema ilme oli täpselt selline, nagu ma mäletasin, lahke, otsekohene, teda polnud kerge lollitada. Ta küsis kooli, minu praktika ja minu töö kohta. Kui ta kuulas, ei seganud ta vahele ega kiirustanud nõu andma. Ta lihtsalt lasi mul rääkida, mis pani mind kuidagi ausam olema. Mõne aja pärast tema küsimused nihkusid. Kas sa kuuled oma vanematelt palju, küsis ta õrnalt. Ma kehitasin õlgu. Vahel, ütlesin ma. Enamasti siis, kui neil midagi vaja on, ta naeratas kergelt kurvalt. See on kooskõlas sellega, mida ma olen näinud, ütles ta. Siis rääkis ta mulle midagi, mis mind niivõrd ei šokeerinud, kuivõrd kinnitas kahtlust, millele ma olin püüdnud mitte otse jõllitada. Ta oli hiljuti mu vanemaid külastanud. Külaskäigu ajal ütles ta, et mu isa oli 20 minutit mu plaanide üle hoobelnud, potentsiaalse butiigi, võib-olla brändi, võib-olla midagi mõjutaja sarnast, tema sõnad voolasid teisejärgulisest ambitsioonist. Kui teema minule kandus, muutus tema toon. Malerie. Ta oli öelnud, ta on koolis ja teeb oma väikest asja. Hoiab end tegevuses. Ta on alati iseseisev olnud. Me ei muretse tema pärast, mu tädi jälgis tähelepanelikult mu nägu, kui ta neid ridu kordas. Ma arvasin, et sa väärid teada, kuidas nad sinust räägivad, kui sind pole kohal, ütles ta. Istusin sellega hetke, segades oma kohvi, kuigi olin selle juba 1-0 minutit varem ära joonud. Kummalisel kombel ei teinud see nii haiget, nagu see võis olla paar aastat tagasi. See lihtsalt maandus kohas, kus ma fakte talletan. Nad räägivad minust kui taustamürast, mitte kui kellestki, kellel on oma elu, mõistus või lugu. Aitäh, et mulle rääkisid, ütlesin ma. See on vist selgem kui teesklemine, ta noogutas. Ja sa ehitad midagi päris, Malerie, ütles ta vaikselt. Nendega või ilma nendeta. Ära lase nende pimedusel panna sind kahtlema selles, mida sa näed. Nädal hiljem süttis mu telefon isa kõne peale. Oli möödunud palju aega sellest, kui tema nimi mu ekraanil vilksatas, peale masssõnumi või mingi logistilise teabe. Ma peaaegu lasin sellel kõneposti minna. Uudishimulik. Tere, vastasin ma. Ta ei alustanud terega. Ta tegi seda harva. Ta alustas, niisiis ma kuulsin, et sa oled saanud endale mingi uhke praktikakoha. Kuulsin taustamüra, televiisorit, nõudekõlinat, kauget naeru. Läheb hästi, ütlesin ettevaatlikult. Ma õpin palju, hästi, vastas ta sellisel hajameelsel toonil, mis tähendas, et ta tegelikult ei kuulanud sõnu. Kuule, su õde on mõelnud butiigi avamisele, veebikohalolekule, brändingule või kuidas seda ka ei nimetataks.
Ja kuna sa juba niigi nende arvutiasjadega mässad, siis arvasin, et oleks hea, kui sa teda aitaksid alustada. Arvutiasjadega mässamine. See, kuidas ta mu töö millekski igapäevaseks lammutas, oli peaaegu muljetavaldav. Mida sa täpselt küsid? Küsisin ma neutraalsel toonil. Kõik paika panna, ütles ta, nagu oleks see ilmselge. Logod, veebileht, sotsiaalmeedia, teate küll, kogu see telgitagune värk. See oleks perele hea ja ausalt öeldes, pärast kõike, mida me teie heaks oleme teinud, pole see palju palutud. Kõike, mida me teie heaks oleme teinud. See fraas pani mu lõualuud pingesse tõmbuma. Ta loetles paar ebamäärast näidet. Minu esimese semestri ühiselamu tagatisraha maksmine, mulle keskkoolis kasutatud sülearvuti ostmine, teismeeas kodus üürilisena elamise lubamine. Ta ei maininud öid, mil ma töötasin topeltvahetustes, et katta seda, mida nemad ei teinud. Ta ei maininud stipendiume, mille ma üksi teenisin. Ta ei maininud, kuidas nad olid mu õele ressursse ilma teist korda mõtlemata loopinud. Tundsin, kuidas tuttav stsenaarium mu selgroogu mööda hiilis. Ütle jah. Minimeeri oma vajadused. Ole tänulik puru eest. Jää iseseisvaks. Seekord ma ei järginud seda. Mul pole praegu võimekust tasustamata projektidega tegeleda, ütlesin ma rahulikult. Ma songleerin kooli, firmas töötamise ja selle vahel, mis mu enda elust veel alles on, järgnes vaikus. See on su õde, ütles ta teravalt. Perekond aitab perekonda. Perekond ilmub kohale enne, kui neil midagi vaja läheb, vastasin enne, kui jõudsin end peatada. Ma ei ole sinu plaanide vaba pikendus. Telefonil särises vaikus. Lõpuks ütles ta, sa oled muutunud sel süüdistaval viisil, mida mõned inimesed kasutavad, kui nad tõesti pahandust teevad. Sa ei lase meil end enam ära kasutada. Ma olen suureks kasvanud, vastasin ma. See ongi kellegi ülikooli saatmise mõte, eks, ta pomises midagi minu tänamatuse kohta ja lõpetas siis kõne ilma hüvasti jätmata. Jõllitasin pikalt oma telefoni. Siis panin selle ekraaniga allapoole lauale ja jätkasin kliendiesitluse läbivaatamist. Esimest korda elus ei tundunud enda valimine oma perekonna asemel reetmisena. See tundus nagu esimene samm. Selleks ajaks, kui mu viimane ülikooliaasta kätte jõudis, oli mu elu jagunenud 2 puhtaks rööpaks. Ühel pool varahommikud loengutes, hilisõhtud kampaaniamustantide viimistlemisega, nädalavahetused karteris ja vestis portfoolio täiustamisega. Teisel pool kauge, peaaegu teoreetiline perekond, kellega mul oli ühine perekonnanimi, aga muud väga vähe. Isa. Kõne butiigi kohta hääbus taustamürasse. Veel üks andmepunkt pikas tõestuste reas, et nad nägid mind tööriistana, mitte inimesena. Valasin oma energia rööpasse, mis tegelikult reageeris, kui ma kohale ilmusin. Tana hakkas mind rohkem vastutustundlikult usaldama. Milles jutustas mind firma ärilise poolega, lepingutega, klientide ootustega, jätkusuutliku kasvu taga oleva vaikse matemaatikaga. Esitasin küsimusi, palju. Keegi ei öelnud, et ma olen liiast, kuna tahan asjadest aru saada. Kui lõpetamiste hooaeg lähenes, kutsus mu nõustaja mind pärast tundi kõrvale. Võiksid oma e-posti üle kontrollida, ütles ta kerge naeratusega. Dekanaadist on üritatud sinuga ühendust võtta, mul läks kõht hetkeks keeruliseks. Siis avasin postkasti ja nägin teemarida. Dekaani tipptaseme auhinnasaaja. Lugesin kirja hoolikalt läbi. Kõrgeimad tunnustused, osakonna tunnustus, eriauhind akadeemilise soorituse ja kogukonnale panuse eest. See tundus sürreaalne, nagu oleks e-kiri saadetud valele inimesele. Läksin päeva pärast hoonest välja ja helistasin ainsatele inimestele, kelle arvamus minu töö kohta nüüd tegelikult loeb. Millesile ja Tanale. Nad panid mind lõpuks tähele, ütles Tana kuivalt, kui ma talle ajast rääkisin. Me hoolitseme selle eest, et sa saaksid sel päeval varem lahkuda, lisas Miles. Võta see vastu. See on sinu. Sõnade sinu jäi mulle meelde. Mitte meie, mitte nende. Minu. Ma ei rääkinud oma vanematele auhinnast. Ma ütlesin neile tseremoonia kuupäeva ja kellaaja, mitte midagi enamat. Kogemus oli mulle õpetanud, et neile info etteandmine andis neile vaid rohkem võimalusi seda moe kohta millekski väänata. Ma tahtsin, et see hetk laval kuuluks mulle, mitte mingile etendusele, mille ümber nad saaksid harjutada.
mis toob meid tagasi Mercedese, bussi ja isa näo juurde, kui mu nimi kajas läbi areeni koos tiitliga, mida ta polnud heaks kiitnud, rahastanud ega isegi teadnud. Pärast tseremooniat ajas kool pered ja lõpetajad fotojaamade ja rahvarohkete koridoride segadusse. Tegin klassikaaslastega paar pilti, naeratasin dekaanile, surusin kätt professoritega, kes olid mind üle finišijoone lohistamas jälginud. Mu telefon sumises lühikese sõnumi peale. Kohtume väljas purskkaevu juures, isa. Toon ei sobinud sellega, mis just sees oli juhtunud. Aga see polnud midagi uut. Ma kõndisin välja säravasse pärastlõunasse, diplomi ja auhinnakaust käes, kleit ikka veel raskelt mu õlgadel rippumas. Nad ootasid purskkaevu lähedal. Mu isa käed ristis, ema jäigalt, naeratus, mu õde toksis telefonis kleidis, mis maksis ilmselt rohkem kui kogu minu riietus. Mercedes oli muidugi pargitud kohta, kuhu see ei oleks pidanud minema. Valmistusin. Seal ta on, ütles isa, nagu oleksin ma meie enda koosolekule hiljaks jäänud. Meie lõpetaja, sõnafee tund, tekitas mu rinnus midagi keerutamist. Ta tõmbas mind kallistusse, mis tundus pigem poseerimise kui kiindumuse moodi. Ma pidasin sellele vastu ja astusin siis tagasi. Sa ei rääkinud meile sellest auhinnast, ütles ema, pilk libises alla reljeefsele kaustale mu käes. Me pidime seda diktorilt kuulma nagu kõik teisedki. Ma polnud kindel, kas sa oleksid huvitatud, vastasin. Mu õde irvitas kergelt. Muidugi me oleme huvitatud, ütles ta. See teeb pere ilusaks. Nii see oli. Mitte uhkus minu üle, vaid uhkus peegelduva kuma üle. Isa kõhatas, nihutades oma keha, justkui liiguks ta vestluse selle osa juurde, mis talle tegelikult oluline oli. Kuula, ütles ta häält langetades, nagu arutaksime salastatud teavet minu asemel tulevik. Oleme rääkinud ja arvame, et pärast seda oleks kõige parem, kui sa mõneks ajaks koju tagasi koliksid. Säästa raha. Aita. Su õe butiigi idee hakkab tõesti ilmet võtma. Ja sinu väikese turundusasjaga saaksid selle kiiresti käima lükata. Minu väike turundusasi, Carter ja Vest, taandunud hobiks, minu kraad, taandunud tööriistaks kellegi teise hüvanguks. Vaatasin neid kolme hoolikalt. Mul on juba tööpakkumine, ütlesin ma. Täiskohaga firmas, kus olen praktikal olnud. Nad hoiavad mind pärast lõpetamist alles. Ma jään siia, mu isa lõualuud pingule tõmbusid. Sa ei saa tõesti valida mingit väikest kontoritööd oma pere aitamise asemel, ütles ta. See on sinu võimalus midagi tagasi anda pärast kõike, mida me sinusse oleme investeerinud. Investeerinud, see sõna lendas raskelt kohale. Mõtlesin koristatud öödele, vihmas toimunud kohaletoimetamistele, vahele jäänud söögikordadele, lisavahetustega kinni makstud õpikutele, mõtlesin hommikusele bussisõidule, tühjale kohale Mercedese tagaistmel, sellele, kuidas ta oli öelnud, sa oled bussiga harjunud, mida sa täpselt arvad, et sa investeerisid, küsisin vaikselt. Ema pilgutas ehmunult silmi. Meie kasvatasime sind, ütles ta kiiresti. Me panime sulle katusepea kohale. Me maksime asjade eest, kui saime. Sina valisid, kuhu oma pingutused suunata, katkestasin ma rahulikul häälel. Sina valisid, millist last toetada ja millist teavitada. Sa saad sellega hakkama. Ma sain sellega hakkama ka ilma sinuta, mu isa nägu muutus tumedamaks. Vaata oma tooni, ta nähvas. Me oleme ikka veel su vanemad. Ja ma olen ikka veel su tütar, vastasin ma. Aga see ei tähenda, et ma olen sulle oma karjääri võlgu. Ma ei koli tagasi. Ma ei ehita oma õele äri, samal ajal kui sina mu tööd väikeseks pead ja käitud nagu mu elu oleks kõrvalprojekt. Tema näol käis üle vihavälgatus, segunedes millegagi, mis nägi välja väga hirmu moodi. Hirm, et kontroll, mida ta oli alati endale eeldanud, hakkas kaduma. Sa oled tänamatu, ütles ta. Isekas. Perekond hoiab koos. Perekond ilmub enne pildistamisvõimalusi kohale. Ma ütlesin, perel on lõpupäeval autos ruumi. Perekond küsib, kuidas sa oled 4 aastat vastu pidanud, enne kui nad küsivad, mida sa nende heaks teha saad. Sõnad rippusid meie vahel. Mu õde niheles ebamugavalt. Mu ema nägi välja, nagu tahaks kõik ära siluda, teeseldes, et meil on vaid väike arusaamatus, mille saab paari hoolika lausega lahendada. Aga mina olin silumisest tüdinud. Kui sa tahad butiigile brändingumeeskonda, ütlesin ma, palka see. Maksa neile.
Kohtle neid lugupidavalt, kui nad ütlevad ei asjadele, mis ei ole kooskõlas nende tööga. Seda kliendid teevadki, hingasin sügavalt sisse. Ma ei ole sinu tasustamata sisemine teenus, mu isa jõllitas mind, nagu oleksin hakanud teist keelt rääkima. Ma ei tea, kes need ideed sulle pähe pani, ütles ta. Aga keegi ei peagi, katkestasin ma. Mina lihtsalt jälgisin olukorda. Esimest korda nägin seda maandumas. Arusaam, et vaikne, isemajandav tütar, kellest nad alati eeldasid, et ta paindub, oli õppinud, kuidas mitte seda teha. Ta avas suu, sulges selle ja astus siis tagasi. Olgu, ütles ta lõpuks. Tee, mida tahad, ära helista meile, kui see katki läheb. See seisab juba ilma sinuta, vastasin ma. Asi ongi selles, pärast seda tegime paar jäika pilti, sest rituaale on raske murda isegi siis, kui nende tähendus on välja imbunud. Naeratused tundusid võõrastele piisavalt normaalsed, aga nende all oli joon tõmmatud. Ma kõndisin selle purskkaevu juurest minema, ühes käes diplom ja teises midagi väärtuslikumat. Otsus, et minu tulevikku ei ehitata nende tingimustel. Pärast lõpetamist ei muutunud elu maagiliselt lihtsaks, aga see sai minu omaks viisil, mis polnud kunagi varem olnud. Kolisin pisikesse korterisse Carteri ja Vesti tänava lähedale, allkirjastasin töölepingu ja vahetasin oma üliõpilaspileti hoone sissepääsukaardi vastu, millel oli kirjas täiskohaga töö. Töö intensiivistus, tähtajad kuhjusid, kliendid muutusid nõudlikumaks. Aga iga kampaaniaga, mille kujundamisel aitasin kaasa, iga esitlusega, millesse panustasin, kasvas vahemaa selle vahel, kelleks mu perekond mind pidas ja selle vahel, kes ma tegelikult olin, laiemaks ja püsivamaks. Möödusid kuud. Ma kuulsin kodust vähe. Vahel märkis mõni sugulane mind fotol mõnelt koosviibimiselt, mille ma vahele jätsin, sest töötasin hilja või lihtsalt ei tahtnud oma ühte vaba nädalavahetust veeta, et mind oma õega võrreldaks. Jälle. Sain sotsiaalmeedia kaudu teada, et butiigi idee oli edasi liikunud. Mu õde postitas meeleolutahvleid, kanganäidiseid ja teavitusi millegi suure kohta, mis peagi tulemas on. Mu vanemad kommenteerisid iga postituse all, ergutades teda avalikult nii, nagu nad polnud minuga kunagi teinud. See tegi iga kord umbes 3 sekundit haiget. Siis meenus mulle buss, areen, Carteri ja Vesti pakkumine. Mulle meenus, et ma ei oodanud enam, et nad mind näeksid. Tõeline kokkupõrge toimus umbes 8 kuud pärast lõpetamist. Olin keset ettepaneku viimistlemist, kui administraator mu lisanumbrile helistas. Mallerie, ütles administraator ettevaatlikult. Siin on 3 inimest, kes teid otsivad. Nad ütlevad, et nad on teie perekond. Mu käsi tõmbus hiire ümber tugevamini. Ma polnud neid kutsunud. Ma polnud neile seda aadressi andnud. Saatke nad üles, ütlesin lõpuks. Ma kohtun nendega lifti juures. Kui uksed avanesid, oli tunne nagu kummituste vaatamine maailma, mida nad ei mõistnud. Mu isa vaatas ringi õhukeselt varjatud uudishimuga, imetledes avatud planeeringut, klaasseintega konverentsiruume ja raamitud kampaaniamaterjale seintel. Mu ema hoidis oma käekotti veidi liiga kõvasti. Mu õe pilk libises üle kõige ja peatus etteaimatavalt šikil sisekujundusel. Kiitus tulevastele Instagrami postitustele, kui ta õigesti tegi. Nii et siin sa oled peitu pugenud, kommenteeris mu isa. Peitnud, nagu oleksin ma salaja kuhugi läinud, selle asemel, et iga päev tööle tulla, mille olin teeninud, ma töötan siin, ütlesin lihtsalt. See pole varjamine, juhatasin nad väiksesse konverentsiruumi ja sulgesin ukse. Mis teid siia toob, küsisin, teades juba, et see polnud spontaanne ja südamlik külastus. Mu isa ei raisanud palju aega. Ta võttis kotist kausta ja laotas prinditud lehed lauale. Projektsioonid, logod, meeleolutahvlid, veebilehe esialgne kujundus. Butiik on valmis suureks minema, ütles ta. Oleme teinud eeltöö, aga vajame viimast tõuget. Tõeline bränd, turule toomise kampaania. Sul on nüüd oskused ja sa oled ideaalses kohas. See firma saab hakkama turule toomisega ja sina saad kõike jälgida. See on hea neile, hea meile, hea sulle. Õigustunne oli peaaegu peadpööritav. Ta ei küsinud. Ta teavitas mind rollist, mille ta oli mulle nende loos määranud. Mu ema segas pehmete sõnadega vahele perekonna kokkutulekust, sellest, kui uhked nad omal moel on, sellest, kuidas. See oli võimalus vana pinget ravida.
Mu õde vaevu sõnagi lausus, aga tema ilme ütles piisavalt. Ta eeldas, et ma ütlen jaatavalt. Nende arvates oli see asjade loomulik käik. Nemad otsustavad. Mina viin otsuse ellu. Vaatan kausta ja siis uuesti nende poole. Sa tahad, et mu firma võtaks sind kliendiks. Ma ütlesin, et sa tahad, et minu aeg, teadmised ja maine oleksid seotud projektiga, mille sa oled juba ilma minuta planeerinud. Ja sa tulid siia eeldades, et olen selle võimaluse eest tänulik. Mu isa turtsatas. Me anname sulle võimaluse ennast tõestada inimeste ees, keda sa tead, ütles ta. Sa peaksid meid tänama. Mõtlesin oma päris klientidele, neile, kes maksid ettemaksu, kuulasid ajakavasid, austasid piire. Siis mõtlesin sellele hetkele bussipeatuses, kuid varem, seistes oma lõpukleidis, kui nad sõitsid minema uhiuue autoga, mis sümboliseeris täpselt seda, kui erinevalt nad meid hindasid. Kontrast oli peaaegu naeruväärne. Ei, ütlesin ma. Sõna oli väike, aga kindel. Ei, kordas mu isa, nagu oleks see hääldusvea, mitte täielik lause. Sa keeldud aidata omaenda perekonda. Ma keeldun laskmast sul muuta minu tööteeneks, mida sa kunagi ei kavatse austada. Vastasin, et kui sa tahad seda firmat müüa, võid läbida sama protsessi nagu iga teine klient. Sa võid kohtuda partneritega, kokku leppida tasudes, allkirjastada lepingu ja võtta professionaalset tagasisidet ilma minu nime sinna sisse toomata. Hoidsin tema pilku, aga ma ei ole sinu sisseehitatud garantii ja ma ei hakka isiklikult selle kontoga tegelema. Mu ema nägi välja siiralt šokeeritud. Mallerie, see on äärmuslik, ütles ta. Ja sa lased uhkusel tervenemist takistada. Ei, ütlesin ma seekord uuesti, nüüd juba leebemalt. Ma lasen reaalsusel teesklemist takistada. Sa ei tulnud siia midagi tervendama. Sa tulid, sest sa lõpuks taipasid, et mul on ligipääs millelegi, mida sa tahad, mu õde pööritas silmi. Sa teed selle nii dramaatiliseks. Ta ütles, et me lihtsalt palusime abi. Sa käitud nii, nagu me poleks kunagi teie heaks midagi teinud, mõtlesin jälle. Sellele hommikule. 2 tühja istet Mercedese tagaistmel, bussigraafik käes. Nad kuulsid mu auhinna väljakuulutamist esimest korda koos kõigi teistega, sest nad polnud piisavalt hoolinud, et küsida. Ja sa tegid, mida sa otsustasid, ütlesin ma. Sa valasid oma ressursid ühte lapsesse ja ütlesid teistele, et ta saab ise hakkama. Mina tegin seda. Nüüd oled sa siin, sest sa tahad seda, mida mina sellest hooletusse jätmisest ehitasin. See pole perekond. See on oportunism, tuba läks vaikseks. Mu isa lõualuu venis. Kui sa siit minema kõnnid, ütles ta aeglaselt. Ära oota, et me seal oleme, kui sa mõistusele tuled, tundsin, kuidas mind valdas kummaline rahu. Sama tunne, mis mul oli lõpupäeval purskkaevust eemaldudes. Ma lakkasin seda ootamast juba ammu, ütlesin ma. Kogusin paberid lauale, virnastasin need korralikult ja libistasin tagasi kausta. Võta see kaasa, lisasin ma. Ja sa vajad seda, kui kohtud kusagil mujal päris konsultandiga. Tõusin püsti, kõndisin ukse juurde ja avasin selle. Vestlus oli läbi. Nad kõndisid välja, kanged ja solvunud, rohkem šokeeritud kontrolli kaotusest kui millestki, mida ma tegelikult ütlesin. Ma vaatasin, kuidas nad lifti poole suundusid, 3 kuju elust, millesse ma enam ei tahtnud end kokku suruda. Kui uksed sulgusid, hingasin aeglaselt välja. Ei mingit värisemist, ei mingit kahtlemist, vaid kergendus, selgus. See oli päev, mil ma lõpuks mõistsin midagi lihtsat ja laastavat. Mõnikord on inimesed, kes sind kasvatasid, viimased, kes märkavad, kelleks sa oled saanud. Nad on liiga hõivatud otsima sinu versiooni, mis neid vajab, või veel hullem, sinu versiooni, mis laseb neil end üleolevana tunda. Ma läksin tagasi oma laua taha, avasin sülearvuti ja lõpetasin ettepaneku kliendile, kes hindas minu tööd piisavalt, et maksta selle eest ilma süütunde või manipuleerimiseta. See kontrast ütles mulle kõik, mida ma pidin teadma selle kohta, mida perekond praktikas tähendab, mitte ainult sõnades. Seega, kui te vaatate seda ja tunnete ära omaenda loosi, eelistust, vaikset hooletusse jätmist, hetke, mil sa mõistad, et sind hinnatakse ainult selle eest, mida sa pakkuda suutsid, siis kuulake mind selgelt. Sellest dünaamikast eemaldumine ei ole reetmine. See on enese säilitamine. See on ausa elu algus. Mu isa ostis kord mu õele luksusauto ja käskis mul bussiga sõita. Pikka aega uskusin, et see ütles midagi minu väärtuse kohta.
Nüüd näen seda sellisena, nagu see oli. Valjuhäälne teadaanne selle kohta, kes nad olid. Ma ei saa neid muuta. Ma ei saa ümber kirjutada aastaid, mil ma leppisin vähemaga, sest ma ei teadnud paremini. Aga ma saan iga päev valida, et ehitada elu, kus minu väärtust ei mõõdeta selle järgi, kui palju ärakasutamist ma talun. Ja kui see lugu jõuab sinuni päeval, mil sa seisad omaenda metafoorses bussipeatuses ja mõtled, kas sa küsid liiga palju, siis loodan, et sa mäletad seda. Mõnikord on kõige vapram asi, mida sa teha saad, lõpetada kerjamine koha järele autos, mis ei olnud kunagi mõeldud sind vedama, ja hakata kõndima tuleviku poole, mille sa oma 2 käega ehitasid. Meie Revenge Nikkeli meeskond on pühendunud sisukate ja emotsionaalselt rikaste süseliinide loomisele, mis kajastavad päriselus esinevaid perekonflikte ja isiklikke võitlusi. Kõik selle kanali lood on täielikult välja mõeldud ja loodud ainsa eesmärgiga anda meie vaatajatele väärtuslikke õppetunde ja positiivseid haridussõnumeid. See stsenaarium rõhutab eneseväärikuse, tervislike piiride ja julguse olulisust mürgistest suhetest eemalduda, isegi kui need pärinevad perekonnast. See julgustab vaatajaid ebaõiglase kohtlemise kahtluse alla seadma, emotsionaalset manipuleerimist ära tundma ning valima austusele ja iseseisvusele rajatud tulevikku. Selle loo kaudu tuletatakse publikule meelde, et tõelist armastust näidatakse järjepideva toetuse, mitte kontrolli või ärakasutamise kaudu.